Nii ja tere, siin selles loengus ja selles juhendis siis räägime sellest hästi lühidalt, kuidas siis Audacity'ga töödelda podcasti episoodi. Kõigepealt ma pean ütlema, et see on siis lühendatud ja lihtsustatud versioon sellest, kuidas töödelda. Ma ei hakka siin praegult selles algajatele, et ma eeldan, et sa oled ikkagi algaja, ma ei hakka algajatele mõeldud versioonist näitama mingit väga pika ja põhjalikku asja. Ma näitan siin väga palju selliseid töövõtteid, mida ja kuidas teha, sest kindlasti alati sa saad kõike hiljem muuta ja sa saad nii-öelda natukene tweakida neid samu settinguid, mida mina olen siin ette näinud, et see, mida ma teen, ei ole kivisse raiutud. Ja selle juhendi eesmärk, mida me siin teeme, on siis võimalikult lihtsate vahenditega, nagu inglise keeles öeldakse out of the box, ehk siis ma tõmbasin Audacity alla, panin ta peale ja võtan ühe episoodi, mis on üherealine, töötan selle üherealise episoodi ära sedasi, et ta oleks kuulatav. Ei mingisugused kellasid, vilesid, üli ilusaks raadiohääleks tegemist, ei midagi sellist. Et see on siin nagu väga lihtne protsess. Siis siin juhendis ma toon ära siis oma töökäigu. Tegelikult, kui te vaatate YouTube'is on Audacity'ga podcasti episoodide juhendeid on väga palju ja neid saab, seda sama tööd, mida ma siin teile näitan, saab ka muud moodi teha. See on nüüd minu tee, kuidas mina teile näitan, et aga kindlasti on ka teisi versioone, kuidas teha, aga minul on ka oma point või oma mõte, miks ma niimoodi näitan ja ma seletan teile kõik ära, et miks täpselt sellises järjekorras ja miks just täpselt sellised asjad. Kõigepealt vaatame ära siis selle, et kuidas salvestada Audacity'ga heli, see on väga lihtne, lihtsalt vajutada seda punast nuppu. Ja nüüd vastavalt sellele sinu helikaardil, sinu välisele helikaardil mitu seda sisendit on, vastavalt sellele ta teeb ridu. Näiteks minu Rolandi helikaardil on 4 rida, seda teeb kohe 4 rida, siis minul on siin Tascami helikaart, mis praegu siia taha on pandud, see on siis 2 rida, nii et palun väga 2 rida ja siit te kuuletegi, teine rida on tühi, eks ole, ja siis see, kus mina räägin, see on siis siit praegult näha. Aga vaat mul ei ole ka mõtet nagu sellist heli hakata siin töötama näidiseks teile, sellepärast et vaatake, kui ühtlane ta on. Sellepärast, et minul on siin mikrofoni ja helikaardi vahel on veel pult, esiteks teiseks on kompressor, mis siis ühtlustab, juba rääkimisel ühtlustab selle heli ära, niimoodi, et mina ise kõik see, mis ma teen, ma olen selle tööprotsessi võimalikult lihtsaks teinud, et see heli tuleb üsna ühtlane. Kuigi ma võin ka nagu natukene kõvemini, natuke vaiksemini rääkida, aga ikkagi see heli tuleb ühtlane. Paneme selle siit seisma ja võtame siis lahti tänase meie proovitüki. Ja see on selline, see on siis minu ja minu tütre proovi lõik, millalgi ma sain omale selle salvestaja, ma tegin sellega sellised testi, et läksime elutuppa, panime selle salvestaja keset lauda, Iti istus teisel pool lauda, mina istusin siin pool lauda ja me rääkisime, lihtsalt tegime nagu podcasti episoodi, see oli selline proov, et kas niimoodi saab teha ja siin on siis tulemus on näha, kuulame, see kestab 40 sekundit, see on väike lõigukene, oletame, et see on pikk episood, eks ole, aga see on siin väike lõigukene, kuulame kõigepealt ära, kuidas see heli siin kostub. Aga mis kallakud seal veel siis on? Seal on veel lisaks saksa majandus, mis tegeleb siis saksakeelse majandusega ning veel humanitaarpool, mis tegeleb humanitaarainetega. Aga see saksakeelne majandus on siis nagu mitte saksa majandust, vaid saksa keeles õpitakse majandust, mitte saksa majandust, aga saksa keeles majandust, jah? Jah, ja seal on ajalugu õpitakse igast põlevat värki. Aga kui palju teil on saksa keelega pistmist? See on Kadrioru saksa gümnaasium ehk siis kõik seal õppivad klassid peavad õppima saksa keelt, see on siis Eesti üks saksa keele süvaõppega kool. Selline lõigukene oli. Nagu te aru saite, siis mina ilmselt istusin sellele salvestajale lähemal ja Iti istus natukene kaugemale, et Iti hääl on ikkagi väga vaikne võrreldes, vaatame näiteks seda kohta siin ja minu hääl on ikkagi väga kõva. Võib-olla mul on ka juba ise kõvem hääl, aga Iti räägib siukse vaiksema häälega ja tema häält oli, ilmselt oli ka natuke kaugemalt, tema häält oli ka natukene vähem kuulda. Selline olukord on podcastinduses ja tegelikult ka raadiosaadete tegemisel üsnagi tavapärane, mitte nüüd ka kogu aeg ei ole sükust olukorda, aga üsnagi tavapärane ja sellepärast vaatlemegi, et kuidas teha, kui selline pilt on sul ees ja nüüd sa pead selle ühtlaseks saama. Miks ei tohi see heli olla selline? Sellepärast, et kui me täpselt samamoodi
nüüd avalikustame selle, siis näiteks autos see inimene, kes kuulab seda, siis see iti sõna lõpud ja lause lõpud lähevad kõik kaduma ja minu tekst on võib-olla keeratakse vahepeal valjemaks, minu tekst röögib nagu liiga kõvasti, nii. Kõigepealt alati esimene etapp, mida sa igal juhul teed, on sul üks rida, mitu rida, on sul raske, kerge olukord. Alati enne igasugu muud töötlust tegele sisuga. Ehk siis, kui siit on vaja midagi kustutada ära, kui siit on vaja midagi nagu välja lõigata, ümber paigutada, kui siin on mõni sõna, mõni köhatus, mõni asi, mida on vaja teha, siis see tuleb nagu kõigepealt ära teha. Ja siin käib see lihtsasti, mina avastasin siin ainult ühes kohas oli humanitaarainetega. Aga kus minu suude siukse plaksu, see on üsna vastik kuulata ja püüamegi siis nüüd tekkis küsimus, et kuidas ma seda suurendan. Mina töötan MacBook Proga ja sellel on see puututundlik plaadikene ja ma olen nii harjunud seda kasutama, aga muidugi kui sul ei ole sellist MacBook Prod, siis sa saad siit nendega. Ja muidugi on siin, muideks Audacity's on väga hea võimalus, et sa näiteks, ma tean, et siin see probleemne koht on, ma tõmba selle aktiivseks enam-vähem siit ümbert enda valgeks. See nupp peab olema, see on nagu see kursor aktiveeritud, sellega tõmbad nagu valgeks selle koha enam-vähem, kus asub ja siis vajutad sellele nupule siin. Ja plaks, sul on see siin keskel. Nii, ja nüüd pole midagi muud teile, tõmbad aktiivseks ja vajutad delete nuppu. Näete, on kadunud. Aga see saksakeelne. Nüüd, kui me tahaksime jällegi mõnda sõna või mõnda kohta näiteks pausi sisse jätta, siis on siin olemas siuke asi nagu edit ja clip boundaries, kõlab ju väga loogiliselt, eks ole, ja siis on split, ehk siis Macis on see own i ja näete, nüüd on siin vahel, ütleme, et me tahame siia ka panna seda sama lõigata siit ka katki ja näete, nüüd võtame siis selle kursori 2 noolekesega, nüüd me saame nihutada neid nii kuidas me tahame. Ma ei tea, miks me peaksime tahtma, aga kui selline vajadus tuleb, siis saab seda väga kergesti ja siit keskelt saab seda ära kustutada niimoodi, et võtad lihtsalt teed valgeks ja vajutad delete ja näete, siis see eelmine nihkus selle võrra lähemale. Nii, teeme siit undo senikaua, kuni me saame. Nii, ja nüüd on eelmine olukord taastatud. Siit ma siis kustutasin ära selle väikse oma suuplaksu ja siin taga oli ka üks suuplaks, see oli see siin. Mist? Ja nüüd toome ta siis siit lähemale, nii, ja aktiveerime siis selle ikooniga aktiveerime ja vajutame delete ja ongi ta kaodunud, nii et see meie nii-öelda edimine, ehk siis editeerimine, ehk siis töötamine, ehk siis muutmine, ehk siis sisuga tegelemine on suhteliselt lihtne, me sellega praegu siin rohkem ei tegele. Aga mis kallakud seal veel siis on? Lõikasime need minu suuplaksud välja ja sellega on korras. Teine etapp, mida tuleb teha, on ütlustamine. See ütlustamine ehk siis kompresseerimine ongi selline, kus tuleks siis need valjemad kohad teha vaiksemaks ja vaiksemad kohad natukene valjemaks. Seda saaks teha kuidagi ka käsitsi. Aga mina seda teile ei näita, nagu ma selle juhendi alguses rääkisin, siis mina teen nii, kuidas mina teen. Mina arvan, et kui on lõppheli, siis lõpphelis võibki olla valjem hääl natukene valjem ja vaiksem hääl natukene vaiksem. Ehk siis seda saab kuidagi teha ka jällegi käsitsi nagu mingisuguseid punkte pannes, aga meie teeme siin selle kompressoriga. Selle jaoks, et kompressorit rakendada, kes ennem ei ole kasutanud kompressorit, siis kompressor ongi selle jaoks, et siluda ära, teha vaiksed osad valjemaks ja valjud osad natuke vaiksemaks. Selle jaoks tuleb kõigepealt vaadata seda, kui valjud need valjud siis on. Ahaa, näe, paneme käima. On siis nagu mitte saksa majandust, vaid saksa keeles õpitakse majandust, mitte saksa majandust, aga saksa keeles. Näete, kuni nullini käib ja vaatame, kui vaikne. Humanitaarpool, mis tegeleb humanitaarainetega. 24. Nii. Nüüd tõmbame selle aktiivseks, võtame effects ja kompressor. Avaneb selline mitte midagi ütlev aknakene nagu mingisugune teaduslabori tööriist, eks ole. Nüüd mul on siin tegelikult need settingud juba paigas, aga need settingud ongi paigas siis, kui sa nad ühe korra paika paned, pärast sa saad neid muuta. Ehk siis kõige vaiksem oli -22 detsibelli. Threshold on see, kust maalt hakatakse valju heli vaiksemaks tegema. Ehk siis
me paneme ta siis, panemegi 22 peale, et kõik, tegelikult ei, paneme ikka 19, et siis see vaikset häält ei hakata enam vaiksemaks tegema ja kõik, mis läheb üle 19 detsibelli, ehk siis valjem kui -19 detsibelli, seda tehakse siis vaiksemaks. Noise floor selles seada nii nagu on, 65 detsibelli, -65. Nüüd on ratio 4:1 tähendab, et mida suurem on see number siin, ütleme 7:1, siis seda rohkem tehakse vaiksemaks neid helisi, mis on valjemad kui -19 detsibelli. Ja kui ma näiteks keeran siia lõppu, siis see on 1, ehk siis neid ei puudutata üldse, mitte keegi ei tee siin praegu siis mitte midagi. Nii et 4:1 loetakse selline keskelt läbi keskmine, isegi natuke liiga vali, isegi liiga karm kõne kompressioon, ehk siis seda nimetatakse kompressiooniks ja see 4:1 tähendab seda, et kui 19 detsibellist on läinud valjemaks 4 detsibelli, siis sellest 4 detsibellist tehakse 1. Kui 19 detsibellist on läinud 8 detsibelli valjemaks, siis sellest 8 detsibellist tehakse 2 detsibelli. No ta on siuke suht arv. See on terve omaette maailm ja te ei pea seda kõike ära teadma, te peate jätma meelde 4:1 ja siin on see detsibell, mis on enam-vähem seal selles alumises otsas, kus olid need vaiksed helid, nii et mõned helid on sellest veel vaiksemad, aga kõik need, mis on valjemad, siis need pakitakse kokku, tehakse vaiksemaks. Nii. Attack time -20 ja siin ongi niimoodi, et mida väiksem see attack time on, seda karmimalt see kuulda on, mida pikem see on see attack time, ehk siis kui kiiresti ta hakkab neid helisi vaiksemaks tegema, seda vähem seda on kuulda ja seda laugemalt ta mõjub, nii et kõne puhul kasutatakse selliseid settingud nagu siin on, -20 ja see on 1. See on release time, kui kruttu ta lahti laseb, et see on release time. Noh, kui ta näiteks ütled siukse sõna nagu auto, siis siin autos oli kõvad T-täht, et nüüd sa ju ei taha, et see T-täht võib-olla läks nagu see oli see piik, mis siis oli hästi kõrge, hästi vali, eks ole. Nüüd ta peaks siis kohe lahti laskma peale seda, kui see O-täht sinna lõppu tuleb. Äkki see inimene ütleb auto ja nüüd siis sa ei taha, et see auto, et see O-tähel tehakse sama palju vaiksemast kui see tõh-täht, mis oli kõva. Nii, pikk jutt. Jätke need numbrid meelde. Enam-vähem sellised numbrid võivad olla enam-vähem õiged. Ja nüüd vajutame okei, vaatame kõigepealt, kuidas see välja näeb. Ja siin on valjud, siin on vaiksed, nüüd vajutame okei. Näete, ütlustas ära. Ja nii lihtne see oligi. That's it. Kuulame korra siin seda vaikset ja valju kohta kõrvuti. Mis tegeleb humanitaarainetega. Aga see saksakeelne majandus on siis nagu mitte humanitaarainetega. Aga nii. Mingisugune pragin tuli sisse, see on kusagilt arvutist, väga vabandan seetõttu. Nüüd kuulsite põhimõtteliselt ära selle, et see heli on paigas. Järgmine asi, mida tuleb siis, millega tuleb tegeleda, järgmine etapp on siis komponeerimine. Kuna me räägime ikkagi podcasti episoodist, siis ma eeldan, et teil on ka mingisugused teisi helisi peale teie enda juttude. Mina räägin siin introst ja outrost loomulikult ja need on mul pandud siia kõrvale ja 2 heli tõstame siia. Oi, need on ühesugused. See on stereo, jah. Ja see on ka stereo. Nii, teeme nad siis natuke väiksemaks, muidu nad ei mahu meil siia ära. Nii ja nii. Ja nii. Nii. Nüüd teeme niimoodi, et ta mahuks kitsama, vajutas siia nupu peale, siis ta näitab täpselt kui palju. Ühesõnaga siia luubi nupu peale vajutades mahutatakse ära kogu see laiu pidi ulatuv täpselt ühe selle meie ekraani peale. Ja nüüd võtame selle 2 noolega ikooni ja see oli minu meelest lõpus ja see alguses. Nüüd nihutame seda siia, paneme selle siia. Aga mis kallakut sa? Ja nüüd selle nihutame siia poole. Võtame jälle ja jälle seda nuppu. Nii. Kuuleme kõigepealt algusest, kuidas meile tundub. Aga mis kallakut seal veel siis on? Täitsa okei, eks ole. See löök tuli ära ja nüüd tuleb siis, hakkab jutt pihta. Kuuleme siit lõpust. Süvaõppega kool.
Ma ei ole sellega päris rahul, aga kohe uurime seda asja natuke lähemalt. Selle ma arvan, lõikame siit ära. Siit lõikame ära ja nüüd ma tahaks niimoodi, et see lõpp ei hakka mitte järsult pihta, vaid ta hakkab niimoodi laugjalt pihta. Selle jaoks meie zoomime siia sisse. Teeme aktiivseks ja vajutame selle nupu peale. Näete, kui suureks see meile nüüd tehti. Ja nüüd vajutame siia lumehelbekese ikooni peale. Selle nimi on Multitool. Mida iganes see tähendab, Multitool. Ja Multitooliga teeme siis ühe täpsikese siia ja teise täpsikese siia algusesse. Nii. Ja nüüd seda alguse täpsikest toome alla poole ja näete, kui ilus selline sujuv algus meil siit kohe tuli. Kuulame. Süvaõppega kool. Natukene tuleb edasi nihutada ja nüüd uuesti. Süvaõppega kool. Jah, täpselt seda ma tahtsingi saada ja seda ma ka sain niimoodi, et Audacity'ga väga kenasti saab töödelda. Praegusel hetkel on nüüd komponeerimisega kõik paigal, sellepärast me panime intro paika, panime keskosa paika, jutu peamise osa panime paika, lõpposa panime paika. Järgmine osa, millega tegeleda on kontrolli erinevate osade helinivood. Sest praegult on niimoodi, et kuigi me siia selle ühtlustasime ära, on siis kuigi me selle ühtlustasime ära, siis tegelikult on väga vali. Ja ma näitan teile ühte settingut veel, millest ma unustasin rääkida. Vabandust, on. Siin lõpus on üks see linnukene make up gain for 0 decibel after compressing. Ehk siis peale seda, kui see kompressioon, ehk siis see vaiksemaks tegemine on ära toimunud, tehakse heli jälle valjemaks. Ja niimoodi tulebki see, et vaiksed osad saavad minna valjemaks, ilma et need valjud osad ei läheks liiga valjuks, eks ole. See ongi see, kuidas vaiksed osad valjuks tehakse ja see nupukene peab alati all olema nii. Aga tänu sellele on ta nüüd ka ülivali. Meie majandus, mis tegeleb siis saksakeelse majandusega ning veel humanitaarpool, mis tegeleb humanitaarainetega. Nii, ja teeme aktiivseks ja efekt ja siis on siin ka olemas nagu loudness normalization. Vajutame siia peale. Nüüd podcastil on olemas, podcastinduses kogu maailmas on olemas selline standard nagu -16 lufsi. Mida see tähendab? Kui me detsibellidest rääkisime, see on juba piisavalt keeruline, siis mis asi see lufs veel selline on? Detsibell on see nagu kui valjuks ta ära käib, et kui mitu detsibellide välja annab, eks ole. Kui vali see plaks oli, siis lufs, L-U-F-S tähendab seda, et see on tunnetuslik heli valjusus. Ja te ei peagi nagu matemaatiliselt ja sügavuti seda mingisugused asju ise läbi arvutama, aga need asjad on lihtsalt need, mis siin kirjas on ja te peate teadma lihtsalt, kui sa teed podcasti, siis sinu see valjudus lufsides peab olema enam-vähem -16 lufsi. Nüüd, kuna me hiljem uuesti pakime me laseme selle hiljem uuesti üle, hiljem me ühtlustame seda valjusust siis, kui me oleme kõik juba kokku lasknud, siis mina panen praegu siia -18 lufsi, nii natuke vaiksemaks läks, nüüd võtame selle heli, siin samamoodi, effects, loudness normalize, -18, muusikale paneme isegi natuke rohkem, -19 effekt ja loudness normalization, -19 plaks. Nii, nüüd on meil see projekt tervenisti koos, heli tugevused on enam paika pandud, sisu on töödeldud, nivood on ütlustatud. Meie ei tegele siin peentöötlusega, me ei tegele sellega, et kuidas seda häält teha sükseks seksikamaks ja lahedamaks ja huvitavamaks ja võib-olla raadiopärasemaks ja võib-olla olid S-tähed liiga kõvasti, võib-olla oli mingisuguseid teisi hääli seal liiga palju. Me ei tegele siin, sellepärast et väga paljudel juhtudel sul lihtsalt ei ole aega, pole oskusi ja pole tahtmist sellega tegeleda. See ei tähenda, et sa ei peaks töötlema. Ekspordime selle välja. File ja export WAV. Nii. Ja paneme selle IT intekas ja
sillumisse ja save. Ja save. Tehti ära. Nii, paneme selle kinni. No salvestame selle siis ja ära, okei. Nii, it-intekas, nii ja save, nii. Ja nüüd teeme Audacity uuesti lahti. Teeme täiesti tühja faili lahti. Ja tõmbame siia selle sama, mille me eelmises variandis välja lasime. Nii, näete, siin ta nüüd on. Ja nüüd me teeme ta veel korda aktiivseks ja võtame effects ja loudness normalization ja nüüd me paneme -16 lufsi. Kõik, midagi, põhimõtteliselt see heli tugevus nagu ei muutunudki. Ta jäi enam samaks, järelikult võib-olla see oli siis õige, aga igal juhul oleme me nüüd 100% veendunud, et see heli tugevus on -16 lufsi, see on ülemaailmne podcastide helitugevuse standard ja nüüd laseme välja MP3 fail ja export ja MP3, kuna see on lihtsustatud praegult selline variant siin, intekas lõplik avalikustamisse, nii. Ja me ei hakka siit midagi muutma, preset las ta olla nii nagu on, ei pea midagi muutma, iga muutmine on jälle mingi otsuste langetamine, seda pole vaja. Ta on stereo, nagu ma eelmises selles juhendis teile rääkisin, siis kui muusika on, siis võib-olla nagu vabalt stereo ja paneme save ja korras. Nii, selline oli siis Audacity'ga ühe episoodi töötlemine. Loodan, et saite siit targemaks. Loodan, et saite seda protsessi natukene selgemaks.